Hei, Laura siin. Olen olnud pikalt personalileidja ja nüüd on mul ka uus nimetus võrgustikuleidja ja tahan tuua sulle paar näidet sellest, kuidas päriselt ka erinevad võimalused liiguvad nii tihti tutvuste kaudu. Näiteks meil on praegu käimas väga äge värbamisprojekt Kõmu loovagentuuri ja kuidas see projekt minuni jõudis, minu vana klassiõde, kellega me ei ole suhelnud väga aktiivselt, ütleme 10 aastat, vajas seda värbamisteenust ja pöördus minu poole täpselt sellepärast, et ma olen olnud kogu aeg pildis ja ma olin ainukene ja esimene inimene, kes talle pähe tuli seoses sellega, kes võiks aidata leida töötajad. Samamoodi näiteks paar väga lahedat fotosessiooni, mis ma olen viimastel aastatel saanud teha, on justkui kukkunud mulle sülle, põhimõtteliselt tänu sellele, et kas ma olen ise aktiivselt kuskil kursusel loonud uusi tutvusi, rääkinud sellest, millega keegi tegeleb ja tulnud sellise idee peale, et äkki teeks pilte koos, või siis konkreetselt näiteks, et kuule, sa tundud selline inimene, et sul on hea võrgustik, et äkki tahad koostööd teha, ma teen sust ägedad fotod, sa saad neid jagada ja suunata inimesi minu juurde. Ehk siis, ja need on vaid mõned üksikud näited, eks ju, et tänu just tutvuste loomisele ja inimestega suhtlemisele on mul olnud veel nii palju ägedaid võimalusi, ägedaid koostööprojekte ja ägedaid tööprojekte. Nii et ära unusta, et tutvusvõrgustikul on meeletult suur jõud ja kui sa oled ise ka midagi sarnast kogenud, siis jaga oma muljeid siin kommentaarides. Täna oli mul juba ammu edasi lükatud teema, et mis väärtust mina sulle tuua saan. Ja ma mõtlesin, et vahelduseks minu ühele samale näole, et ma näitan hoopis midagi muud. Nimelt, paar tunnustust. Need 2, mis ma sain just sellel suvel, selle suve alguses Starfish Academy'st ja ma arvan, et need 2 asja võtavad asja päris hästi kokku. Ehk siis, miks ma üldse nagu nendest teemadest räägin, miks ma arvan, et ma võiksin kellelgi kasulik olla. No Starfishi siseringis on täna umbes 100 inimest, kes on ettevõtlikud, väga lahedad, edasi pürgivad ja selles suhtes need 2 tunnustust tähendavad mulle väga palju. Ehk siis aasta ideemeister ja aasta aktivist. Ja ega mul on ka selles suhtes öeldud, et ma kipun olema selline, kes oskab näha mingeid teisi vaatenurki, oskab küsida häid küsimusi ja võib-olla ka natukene nügida sind nagu mugavustsoonist väljapoole. Ja mis puudutab seda sama võrgustumise teemat, siis muidugi ma olin väga pikalt BNI liige, enam küll hetkel mitte, sest et mul lihtsalt ei olnud võimalik käia seal kohal ja panustada nii, nagu ma oleks tahtnud. Aga see Notable Networker tunnustus on asi, mida ka mõnel väga pikaajalisel liikmel ei ole õnnestunud saada, aga mul tuli ta äkki mingi 3.-4. kuul. Ja jah, mis see tähendab, see BNI-st jäänud harjumus ongi see, et kuna ma suhtlen üsna paljude inimestega ja mul kuidagi automaatselt käib see, et kui keegi midagi küsib või ma tean, et keegi võiks kellelegi teisele olla kasulik ja abiks, et siis ma viin need otsad omavahel kokku. Viimasel ajal küll võib-olla ei ole seda teinud nii aktiivselt, aga täiesti juhtumisi, eks prompt, kui midagi mõni selline võimalus avaneb, siis hea meelega teen seda ikka. Täna tahan rääkida sellest, mis on oluline minu jaoks oma võrgustiku kasvatamisel, ehk siis mille järgi saada aru sellest, et kas mingi inimene sobib sulle hästi koostööpartneriks või mitte. Ja minu enda kogemusel on üks kõige olulisem asi on see, et me jagaksime sarnaseid väärtusi. Näiteks pidev areng, elukestev õpe, ja personalileidjaga alustades näiteks ma panin enda jaoks kohe paika ühe reegli, et kui mulle ei tundu, et see minu potentsiaalne klient siis oleks uuele töötajale hea tööandja, siis ma ei paku talle värbamisteenust. Ja ühel konkreetsel juhul näiteks olengi pidanud ütlema kliendile, et vabandust väga, aga ma ei tee sulle hinnapakkumist, sest et mulle tundub, et see ametikoha profiil ja see, mis sa talle vastu tahad pakkuda sellele uuele töötajale, see ei lähe lihtsalt kuskilt otsast kokku.
Nii et jah, tuleb enda väärtustele jääda kindlaks. Ja muidugi kindlasti erinevad suhtlemisstiilid mängivad ka natukene rolli, aga selle kõigega saab kohaneda, et kui tegelikult sul on see sisetunne, see kõhutunne on õige ja sa aimad, et inimese jaoks on need kõige sügavamad, need nii-öelda põhiväärtused on samad, siis see on tegelikult kõige alus. Aga jaga sina ka enda nii-öelda põhimõtteid või väärtusi või mille järgi sina näiteks aru saad, et kas inimene on sulle hea koostööpartner või klient või teenusepakkuja, ja kindlasti tuleb siit veel mingid head sisendid ka teistele. Täna mõtlesin selle peale, et mis on selle võrgustiku tegelik väärtus. Et miks on mulle oluline, kes on need inimesed minu ümber. Ja see ei ole sellepärast, et nad teevad mulle mingeid ärisoovitusi või sellepärast, et meil on olnud mingid ägedad koostööprojektid või sellepärast, et ma olen saanud, ma ei tea, nende käest mingit teenust, et see kõik on ka tore ja see on võib-olla esimene asi, mille peale inimesed mõtlevad. Aga tegelikult, mis on üks kõige ägedamaid asju, on need peegeldused, mis inimesed meile annavad. Ehk siis kindlasti sa oled märganud, et vahel me võime olla ise natukene pimedad, kui asi puudutab meid endid. Isegi see Eesti vanasõna ju ütleb, et enda silmas palki ei näe, aga teise omas näed pindu ka või midagi sellist. Ühesõnaga. Ja need peegeldused võivad olla väga positiivsed ja need võivad olla ka konstruktiivsed. Ehk siis, mis ma mõtlen? Üks näide, mis mul pähe tuli, miks ma üldse kunagi mitte kunagi, aga nüüd üsna hiljuti alustasin selle networkimise teema kajastamist ja sellega rohkem tegelemist, oli üks täiesti süga möödaminnes kommentaar, mis ma sain Marika Juusu käest Tallinna ettevõtluspäeval eelmisel aastal. Et treffasime seal ja siis ta ütles mulle ka, et kuule, et sa oled, ma ei tea, nii osav networki umbes, et kas sa sellest ei tahaks rääkida inimestele. Ja siis me tegime ka ühe sellise veebi omsu sellel teemal, ma saan selle linkides jälle ka, otsin selle lingi ülesse, aga isegi, et varem ka mingid inimesed olid mulle midagi taolist öelnud, siis see ei jõudnud mulle kohale. Või ma võib-olla kuulsin küll ja kuulasin ka, aga ma ei võtnud ette mingeid konkreetseid samme. Aga seekord jäi mulle kõlama ja siin ma nüüd olen, eks ju. Aga samas kui sellised konstruktiivsed peegeldused, need on veel ekstra ägedad. Kui inimene tunneb sind mingil määral ja ta annab sulle seda tagasisidet niimoodi, et sa päriselt saad aru, et mida sa võiksid teha võib-olla natuke teistmoodi ja miks sa võiksid teha seda natuke teistmoodi ja miks see hea on, siis see on meeletult võimas tööriist enesearenguks. Näiteks üks selline mure, mis mul on see, et ma ei oska puhata. Ma isegi aastaid tagasi, kui ma olin veel palgatööl, siis täpselt samamoodi. Minu jaoks normaalne puhkus oli see, et ma lihtsalt tegin pika nädalavahetuse või siis tegin tööd kuskilt, ma ei tea, kodust lepotades vähem tunde. Aga see ei ole tegelikult üldse mitte jätkusuutlik ja see ei ole ka üldse mitte normaalne, sest inimene ikkagi peab oma asju organiseerima nii, et ta saab puhata. Et see on täiesti asi, mis on olnud minu enda peas kinni. Ja mõnes mõttes on ka häda selles, et mulle alati on meeldinud see töö, mida ma teen, nii et ma otseselt ei tunne, et ma tahaksin või vajaksin sellest puhkust. Aga tegelikult see nii on. Ja see on ka üks hiljutine peegeldus, mis mulle tagasiside anti ja ma kavatsen sellest nüüd päriselt kinni pidada ja järgmisel puhkusel päriselt ma puhkan ja olengi täiesti offline. Ja neid selliseid väikeseid killukesi on nii palju veel. Üks võib-olla selline eksprompt soovitus ka, et kui keegi sulle ütleb midagi väga positiivset või midagi, mis jääb sulle miskipärast hinge, et siis võimalusel salvesta see. Et näiteks minul hästi palju mingeid tööasju on ka, seda suhtlust käib chatides ja ma olen vahel teinud lihtsalt kuvatõmmise mingist ilusast komplimendist või heast tagasisidet, mis ma olen saanud ja ma olen kogunud neid asju enda jaoks Google Drive'i kausta, mille nimi on Hea tuju kaust. Ja vahel, kui mul tekibki näiteks selline
ma ei tea, kas see mingi petturisündroom või lihtsalt, ma ei tea, halb tuju või ma hakkan endas kahtlema või mis iganes juhtub, siis ma lähen sinna hea tuju kausta ja ma loen neid tagasisidesid ja ma saan nii kiiresti lihtsalt selle eneseusu ja motivatsiooni uuesti tagasi. Nii et see on ka üks selline hea soovitus, mida teha, et kui inimesed sulle tagasisidet annavad ja kui sul on võimalik seda kuidagi kirjalikult salvestada enda jaoks, siis tee seda, sest et me paraku kipume unustama palju kiiremini neid häid sõnu, mis meile öeldakse ja meelde jäävad ikka need kriitilise malatooniga sõnad. Tahan rääkida sellest, kuidas sinu erinevad võrgustiku osad saavad olla üksteisele kasulikud. Näiteks, kui ma ise olin veel palgatööl Skyprofis ja samal ajal lõin kaasa ka Starfish Academy tiimis, siis tihtipeale oli see, et ühest kohast sain näiteks hea kogemuse mõne koosoleku formaadiga, teisest kohast jällegi võtsin kasutusele mingi kasuliku tööriista ja ma sain neid saadud infokillukesi vahendada siis nende erinevate meeskondade vahel. Ja tegelikult mõlemad pooled võitsid sellest ja samamoodi ilmselgelt ka mina, sest et tahes-tahtmata niimoodi tõusis ka minu tajutav väärtus nende tiimide liikmena. Ja tänane ülesanne sulle on võib-olla see, et mõelda oma erinevate võrgustike peale, kus sa oled, mis ei puutu omavahel kokku. Vahet pole siis, kas sa teed palgatööd, sul on mingisugune hobi, mingi trenn, võib-olla mingi projektikene, kus sa kaasa lööd. Ja mis on need asjad, mida sa saaksid vahendada nende erinevate võrgustike vahel? Ilmselgelt ma ei mõtle siin mingit konfidentsiaalset infot või mingit sellist asja, mida sa ei tohi jagada, seda ära jaga. Aga kas või näiteks sellised väikesed asjad ongi näiteks mingi koosoleku formaat, mingi tööriist, mida kasutatakse, mingi hea viide, hea link, kust saada näiteks mingit teatud infot. Et kunagi ei või teada, mis võib tulla kuskil kasuks, et kui ühes kohas seda kasutatakse, siis võib-olla ka teise tiimiliikmed mõne teise projekti raames saaksid sellest midagi head enda jaoks. Ja niimoodi, kui sa neid võrgustikke omavahel seod ja oled selleks lüliks seal vahel, siis tahes-tahtmata sinu väärtus ja sotsiaalne kapital sellega ka tõuseb. Et võrgustiku ehitamine ei tähenda ainult seda, et sa lihtsalt lood kogu aeg uusi tutvusi, või siis, ma ei tea, pakud oma mingit teenust kellelegi, et samamoodi see on pidev viiside leidmine selleks, et olla teistele kasulik. Nii et ma loodan, et said siit kasuliku idee. Ma isegi ei hakka vabandama selle hulluse eest, mis siin toimub, sest et täna ma tahan jagada oma kõige esimesi samme sellel networkimise teekonnal ja ka ettevõtluse teekonnal. Nimelt, kui ma olin veel umbes 10 aastat noorem, siis mul tekkis selline sisemine tung, et ma tahan midagi teha lisaks palgatööle, et ennast teostada. Ja kuna mul ühtegi asjalikku ideed ei olnud, siis mis ma tegin, oli see, et ma võtsin oma hobi, mis oli siis käsitööhete tegemine ja mõtlesin, et ma katsetan ja proovin sellest teha äri. Ja kuna juba siis ma tundsin, et ma ei suuda seda teha üksinda, siis paari oma sõbraga tekkis selline mõte, et okei, neil on ka mingisugused äriideed, ka mingisugused hobitegevused, mida nad tahaks muuta rahaks. Ja me tegime sellise klubi ja nimetasime selle koos rikkaks grupiks. Meid oli seal 4-5 ja me hakkasime tegema regulaarseid kohtumisi. Me panime paika eesmärke, panime endale ülesandeid, kontrollisime nende täitmist ja tegelikult see aitas mind nii palju, sest et reaalselt need eesmärgid, mis ma endale seadsin, need said kuidagi ligadi-logadi tehtud ja teiste inimeste toetus seal juures oli hästi oluline. Ja tänu sellele käsitöö ärile ma sain hästi palju uusi kogemusi. Ma näiteks hakkasin tegema sotsiaalmeedia postitusi, mida ma mitte kunagi varem ei olnud teinud. Ma lõin oma ettevõtte, sain sealt oma esimesed eksimused ja ämbrisse astumised, näiteks kodulehega seoses, sai tehtud meeletult äge vinge kõikvõimalike funktsioonidega koduleht, mida ma tegelikult ei suutnud hallata, nii et sellepärast on praegu ka näiteks minu personalileidja koduleht väga-väga lihtne, sest et ma tean, et vähemalt ma suudan seal ise mingit infot uuendada. Ja ühesõnaga see pani alguse kogu sellele teekonnale, mis on mind täna toonud siia. Ja tänu sellele tegelikult ma leidsin ka enda jaoks esimese sellise
päriselt kellegi teise poolt kureeritud kogukonna, mis oli siis Starfish Academy sisering. Sest et kui ei oleks olnud neid kogemusi oma ehete Facebooki lehe haldamisel, siis ei oleks ma ka mitte kunagi saanud võimalust näiteks hakata haldama Starfishi sotsiaalmeediakanaleid. Muidugi, kui sa vaatad Starfishi Facebooki lehte näiteks täna, siis see on muidugi palju-palju kõrgemal tasemel kui siis. See oli ikkagi mitu aastat tagasi. Aga mul õnnestus seda kasvatada oma jagu ja mul on väga uhke tunne, et ma sain anda oma väikese panuse sellesse. Ja mida see kogukond ehk siis sisering on mul andnud, on nagu veel meeletu suur selline kasvukiirendi. Hästi palju teadmisi, sellest ei ole isegi mõtet rääkida mitte ainult äritegevuse kohta, vaid ka lihtsalt isikliku arengu, kinnisvara, krüptode, muude investeeringute kohta. Aga jällegi just see toetus, see vastutuspartnerlus, see tunne, et sul on alati keegi olemas, kelle käest küsida nõu või toetust või kellega põrgatada ideid. Ja see on minu jaoks kõige suurema väärtusega. Ma ei mäleta, kus ma seda tsitaati kuulsin, aga keegi ütles mulle kunagi, et ideed ei sünni mitte inimeste sees, vaid inimeste vahel. Ja minu meelest see peab täiega paika. Nii et kui sul on mingisugused eesmärgid või mingisugused ideed, mingisugused asjad, mis sa tahad saavutada, siis ära pusi nende kallal üksinda. Selles suhtes jah, muidugi sa pead suurem osa tööst tegema ära ise. Aga leia enda ümber need inimesed, kes on valmis sind kuulama, sulle nõu andma, kellele sina saad nõu anda, sest et ka siis tekib väga palju häid ideid, kui sa kellegi teiste takistustele või muredele kaasa mõtled. Ja see väikene kogukond vahet pole, kas seal on 5 inimest või 100 inimest. See annab meeletult palju juurde ja see aitab sul kasvada viisidel, mida sa isegi ei osanud ette kujutada. Nii et ma tänan oma kõige esimese kogukonna liikmeid, ma ei hakka neid siin igaks üks ära tagima. Ja ma tänan ka Starfishi, nemad ma võin küll ära tagida, et siis saad tutvuda selle lehega, et kui sind huvitab ka näiteks rahatarkus ja investeerimine või siis äri kasvatamine, äriga alustamine. Seal on neid harusid väga palju. Nii et leia endale see kogukond. Täna räägin sellest, millest alustada, kui sulle tundub, et sul ei olegi üldse mingit sellist nii-öelda networki või tutvusvõrgustikku või see, mis sul on, ei täida täna sinu eesmärke. Ja alustan sellest, kuidas ma ise üldse sellest alustasin, sest et tegelikult ka mina olin umbes täpselt siis, kui koroona meile tuli 2020 kevadel, sellises kohas, kus mul olid ainult paar lähimat sõpra, kellega ma üldse mingitest äri- või rahaasjadest sain rääkida ja rohkem tegelikult ühtegi sellist tutvust ei olnud. Küll aga oli mul kõvasti aega ja väga piiratud arv kohti, kuhu tohtis minna, eks ju. Nii et ma osalesin ühel Eduakadeemia tasuta veebiseminaride sellisel seerial. Ja see oli küll rahvusvaheline inglise keeles, aga seal osales hästi palju eestlasi. Ja kuna ma olin nii innustatud ja leidsin esimest korda elus suure hunniku selliseid inimesi, kes huvitusid minuga samadest asjadest, siis tegin Facebooki grupi, kuhu need samad inimesed said siis soovi korral tulla selleks, et neid arutelusid jätkata pärast seda väljakutset. Ja mõnda aega olin seal üsna aktiivne ja tegelikult tänu sellele grupile ja sellele aktiivsusele sain ka enda esimese sotsiaalmeedia turunduse kliendi ja sealt see kõik alguse sai. Aga mis on veel head kanalid, ongi näiteks igasugused, vahet pole kas siis online või offline, koolitused, kursused, mingid erialaüritused, siis kindlasti ka spetsiaalselt networkingu jaoks tehtavad Nii, mul oli väike leviprobleem. Et kui sa praegu veel ei kasuta oma sotsiaalmeedia võimalusi ära, siis kindlasti soovitan uurida LinkedIni, eriti siis, kui sa tegeled B2B ehk siis business to business maailmas või siis ka näiteks Facebook ja Instagram on suurepärased kohad või siis TikTok või siis teised platvormid, oleneb kõik sellest, et keda sa tahad enda võrgustikku leida. Et kui vanad nad on, kui noored nad on, millest nad huvituvad, kas nad on äriinimesed või mitte ja nii edasi. Ja isegi erinevad Facebooki grupid näiteks ja ka LinkedIni grupid võivad olla head kohad, kust alustada. Ja muidugi
päriselus on võimalik suhteid luua ükskõik kus kohas. Näiteks mul meenub üks Starfishi siseringi liige, kes ütles, et ta põhimõtteliselt leidis endale kliendi bussipeatusest, et vihma käes ootas bussi ja hakkas rääkima teise inimesega, kes seal bussipeatuses oli ja jutleks äriteemadele. Nii et need võimalused ei ole kuidagimoodi piiratud, tuleb lihtsalt kuskilt pihta hakata ja alustuseks mõelda selle peale, et milline see inimene on, millest ta huvitub ja mis teemadel sa tahaksid temaga rääkida, ehk siis miks sa üldse tahad seda võrgustikku kasvatada. Ma jagan täna jälle ühte päris hirmu, mis mulle vormivastustest on jäetud. Nii, ma loodan, et olen tagasi. Ühesõnaga päris hirm, mis jäeti seoses nende takistustega, mis takistavad inimesi nähtavamal olemist. Ja see on see, et ei ole kindlat strateegiat sotsiaalmeedia postituste jaoks ega ka aega, et lihtsalt lahmin niisama. Ma natukene tunnen ennast ka selles ära, sest et ma ei ole alati olnud kõige püsivam. Aga muidugi ideaalis on see, et sa mõtled ühe korra läbi, keda sa üldse tahad kõnetada, miks, mismoodi sa neid aitad, millest need inimesed huvituvad, mida nad võiksid tahta lugeda sinu valdkonna kohta ja siis sealt nagu edasi täpsemaks minna on juba üsnagi lihtne. Ja muidugi küsida ka võimalusel sisendit inimeste endi käest, et mis neid päriselt huvitab. Ja kui see on selge, siis tegelikult ideaalselt sinu enda elu lihtsamaks tehes sa võtaksid paar tundi, näiteks alustuseks kas või ainult paar tundi kuus ja teeksid mõned postitused ette valmis ja sätiksid need lihtsalt ajakavasse. Sest et kui niimoodi kogu aeg võtta eraldi seda aega, et oi, ma nüüd pean postitama, ma nüüd mõtlen, mis teemal, millal, kus, mis pildid, lingid, kellele üldse, miks on ju, et see iga kord süvenemine võtab lihtsalt nii palju rohkem seda aega ja energiat, et palju mõistlikum on võtta korraga see paar tundi ja teha mitu postitust ühe soojaga valmis. Ja siis on sul endal ka lihtsam selles suhtes, et need postitused lähevad üles, nii et sa ei pea ise nagu samal hetkel seda nuppu vajutama. Aga jah, ütleme nii, et isegi niisama lahmides parem on midagi ikkagi postitada, kui sa vähegi ennast kindlalt tunned, sest et regulaarsus on üks asi, mis väga palju aitab kaasa sellele sisu levikule. Ja kui sa kahtled endas, et äkki sul ei ole midagi tarka öelda või et kes sa neid postitusi ikka tahaks vaadata, siis palun ära kahtle. Kindlasti kuskil on need inimesed olemas, kes saaksid abi täpselt sellest, mida sul on neile öelda. Ja kui sa lihtsalt hoiad ennast tagasi ja oled kuskil peidus, siis sa ei anna endale võimalust ja sa ei anna nendele teistele inimestele ka võimalust, keda sa võiksid aidata. Tahan adresseerida ühte muret, mis on tihtipeale inimestel, kes peavad ennast introvertideks, nagu näiteks ka mina. Ehk siis selleks, et luua edukalt uusi ärisuhteid ja et edukalt võõraste inimestega suhtlema minna, et sa peaksid olema ekstravert, ehk siis nagu hästi süge väljapoole, hästi hea loomulik suhtleja, aga tegelikult see ei ole üldse tõsi ja isegi uuringud on näidanud, et tegelikult introverdid võivad olla hoopis paremad networkijad ehk siis võrgustajad. Ja miks see nii on? On paar põhjust. Esiteks, kõikidele inimestele meeldib endast rääkida ja tihtipeale me tunneme, et meid ei kuulata. Ehk siis, kui sa oled ekstravert, siis tihtipeale sa oledki väga elav ja väga avatud ja sulle meeldib ka palju rääkida, aga see tähendab seda, et teine suhtluspool võib-olla ei saa seda nii palju teha. Nii et introverdid kipuvad olema tihtipeale paremad kuulajad ja seetõttu tegelikult nende vestluspartnerile meeldib see, et teine pool on vaiksem ja nad saavad iseendast rohkem rääkida. Ja samuti, kuna introverdid kipuvad tahtma lihtsalt vähem rääkida ja nad valivad oma sõnu natukene hoolikamalt, siis igal sellel sõnal on ka natuke rohkem kaalu. Ehk siis introvert väiksema tõenäosusega jääb lihtsalt lobisema. Kuigi ma võib-olla ei ole kõige parem näide sellest. Ja tegelikult on see, et kõik need suhtlemisoskused on täiesti õpitavad. Sul ei pea olema need kaasa sündinud, sa ei pea olema loomulikult ülimalt avatud ja elav ja selline, ma ei tea, bubbly, inglise keeles on tore sõna. Et tegelikult kõiki neid oskusi on võimalik õppida ja muidugi ka harjutada. Nii et praktiseerimine on see põhivärksõna. Nii et kui ka sina tunned, et sa ei ole loomult selline väga avatud ja väga julge suhtleja, siis ära üldse muretse. Kõiki neid asju saab harjutada ja kui sa soovid, siis olen sulle sellel teekonnal toeks. Ja jagan jälle ühte päris hirmu, mida inimesed on jätnud mulle vormi vastustesse, et miks nad ei taha olla nähtaval või miks nad ei astu neid samme, mida nad tegelikult tahaksid astuda.
selleks, et oma ärivõrgustikku luua. Ja selleks hirmuks on ebakindlus oma välimuse osas. Kas siis näiteks kehakaal on tõusnud või ei ole sellist tunnet, et oleks sobivat outfit'i mingi kindla ürituse jaoks. Ühesõnaga, paar nippi, kuidas ma ise sellest olen üle saanud. Näiteks riiete valik. Alati tasub panna selga midagi sellist, milles sa tunned ennast tegijana. Ja tavaliselt igasugused üritused, kus sul networkimiseks võimalus võib avaneda, ei ole päris, ma ei tea, smokingu ja õhtukleidi üritused, eks ju. Ehk siis sul on üsnagi vabad käed selles osas, mis sa endale selga paned. Kõige tähtsam on see, kuidas sa ise ennast tunned selles riietuses. Ja mõni praktiline nipp ka, et näiteks kui sa ei ole harjunud kandma kontsakingi naisterahvana, nagu mina, siis ära pane kontsasid jalga, sest et kui sul jalad valutavad, siis automaatselt sul tuju läheb alla. Samamoodi vaata selles osas, et see kangas, mis sa valid, et sealt ei paistaks väga kergesti välja igasugused plekid, sealhulgas ka higiplekid, sest et kui sa närveerid, siis sa hakkad higistama ja kui sul on suured higiplekid kuskil kaenlal, siis sa ei tunne ennast ilmselgelt ka eriti hästi. Nii et igasugune mugav kihiline riietus, mis samas meeldib sulle päriselt ka nagu välimuse poolest ja võib-olla natukene šikim ja natukene ägedam kui see, mis sa igapäevaselt kannad. Ma arvan, et see aitab sul tekitada sellist head tunnet. Ja tegelikult pea meeles, et sinu välimus ei ole sinu juures üldsegi mitte kõige olulisem. Kuigi jah, eriti see sotsiaalmeedia ajast võib tekitada sellise tunde, et kõik on nii ilusad, kõik on alati nii meigitud ja alati nii ideaalsed ja ideaalses kaalus ja mis iganes, siis nende piltide tegemisel inimesed ikkagi reeglina näevad vaeva ja võib-olla isegi töötlevad neid vastavalt, et mina näiteks ka neid laive, ma teen ilma meigita. Mul ei ole mingit vahet, isegi kui mul paistavad näost mingid punnid või kui ma kuskilt natuke läigin, ma tean, et see jutt, mis ma räägin, see võib kõnetada neid õigeid inimesi, keda ma tahan selle jutuga kõnetada ja neid see punnikene või läikimine üldse ei häiri, sest et nad kuulavad seda, mida ma räägin neile. Nii et pea meeles, et ka sinu juures ükskõik mismoodi sa panustad inimestesse, ettevõtetesse, mis iganes muud väärtust sa lood, et välimus peab aitama sul ennast hästi tunda, aga see ei ole kõige olulisem asi sinu juures. Nii et kui sa jätad kasutamata mingid võimalused puhtalt sellepärast, et sa ei tunne ennast oma nahas hästi, siis ma usun, et see on hirm, millest tasub proovida üle astuda. Tahan täna jagada paari nippi selle kohta, kuidas tunda ennast mõnusamalt siis, kui sa oled päriselt füüsiliselt kuskil ruumis võõraste inimestega ja tunned ennast võib-olla natukene kohmetult, aga sa tead, et see on hea võimalus suhete loomiseks. Nii et paar nippi, kuidas seda teha. See põhimõte, et käitu nagu võõrustaja, mitte külaline, on miski, mida ma õppisin Benis ja mida see lühidalt tähendab, see on selline mindseti muudatus. Ehk siis, kui sa kujutad ette, et sa ise korraldad näiteks, ma ei tea, mingit pidu, mingit sünnipäeva, mingit üritust, siis kuidas sa käitud? Sa lähed ja tervitad oma külalisi, sa veendud, et neil oleks kõik hästi, sa tead reaalselt, kus miski asub, sa saad inimesi suunata sinna ja võib-olla isegi nagu kehakeele poolest sa käitud kuidagi natukene teistmoodi, et sa ei ole ise kuskil nurgas ja sa ei oota, et keegi tuleks sinu juurde, vaid sina oled see proaktiivne pool, kes läheb ja teeb enda külaliste jaoks siis nii-öelda selle kogemuse meeldivaks, eks ju. Ehk siis isegi, kui sa tegelikult oled külaline, võib-olla sa osaled kuskil seminaril või konverentsil või koolitusel või spetsiaalselt networkingu jaoks mõeldud üritusel, isegi kui sa oled lihtsalt kuskil, ma ei tea, baaris, vahet pole, kus sa oled, kus on teised inimesed, siis sa saad kasutada neid samu põhimõtteid. Ehk siis kas või näiteks see, et sa viid ennast kurssi sellega, mis on ajakava, kus asub WC, kus saab kohvi, sul on võib-olla kaasas paar ekstra pastakat, mida inimestele laenata märkmete tegemiseks ja sa vaatad ringi ruumis selle pilguga, et sa tead, kes sa oled, kus sa oled, miks sa oled ja sa oled valmis teisi inimesi aitama. See juba on nii suur erinevus selle vahel, et sa tuled lihtsalt astud kuhugi ruumi sisse ja ootad, et keegi tuleks sind nii-öelda teenindama, eks ju. Sest et enamus inimesi tunnevad ennast võrdlemisi ebamugavalt, kui nad on kuskil võõrastega samas ruumis, eriti kui nad on seal üksinda, kui nad ei ole sellega harjunud. Ja puhtalt see, et sa ise näiteks lähed ja alustad kellegagi juttu või pakud oma abi, näiteks, et näe, vaata, et soovid ma laenan sulle pastakat, et sa saaks märkmeid teha või et tahad ma aitan sul kohvi kallata või mis iganes see on.
see juba teeb nii suure erinevuse ja sa jääd kohe automaatselt inimestele meelde ja jätad endast ka sellise teadliku ja tubli inimese mulje, kellega võiks ka teistel teemadel edasi suhelda. Ja üks hea nipp, mida ma alati soovitan ka kasutada, on see, et sul oleks enda nimesilt rinnas, sest et see ka automaatselt tekitab sellise mulje, et sa oled keegi tähtis. Et inimesed võiksid su nime teada ja see teeb ka nende jaoks lihtsamaks selle, et nad ei pea su nime küsima, nad ei pea seda meelde jätma, vaid nad kohe näevad, kes sa oled. Nii et ma loodan, et sellest oli abi. Kindlasti suvel eriti on hästi palju neid kohti, kus saab katsetada, harjutada. Näiteks paar kõige ägedamat kogemust, mis mul on olnud, ongi üks oli sisustusmess ja teine oli Viimsi ettevõtlusmess, kus ma käisin see kevad. Ja ma läksin sinna täpselt selle mõttega, et ma käin ringi, ma loon kõigiga tutvust, ma küsin, kuidas neil läheb, mis nad siin põnevat teevad, kas nad on varem ka siin käinud, kuidas neil äri läheb, kuidas nende äri alguse sai, oleneb kes, kui palju seal jutustada sai ja tahtis, aga mõlemalt ürituselt ma lõin väga palju uusi kontakte, osad, kellega ma suhtlen siiamaani, keda ma olen saanud ise uute oma teiste tutvustega kokku viia, aidata neid kuidagi mingite kontaktide loomisel. Ja seda ei juhtu mitte kunagi, kui sa lähed sinna messile või üritusele lihtsalt selle mõttega, et ma nüüd olen siin, vaatan ringi, kellegagi ise suhtlust ei alusta, olen selline passiivne, võib-olla nagu nii-öelda tarbija pool, mitte siis see väärtuse looja pool. Paljud inimesed on küsinud ka, et kui nad tutvuvad uue inimesega, et mida siis ikkagi nagu üldse rääkida või küsida või. Ja tegelikult vahet pole, kas tegemist on uue või siis juba olemasoleva tutvusega. Üks väga hea selline raamistik on gains. Ja kus see tuleb, on siis ingliskeelsed sõnad goals, achievements, interests, networks ja skills ehk siis eesmärgid, saavutused, huvid, hobid, erinevad võrgustikud, kogukonnad ja oskused. Ja tegelikult, kust mina sellest kuulsin, oli üks esimesi selliseid enesearengu kursusi või koolitusi, kus ma üldse osalesin ja seal rääkis BNI asutaja Dr. Ivan Meisner ja alles aastaid hiljem, kui ma ise BNI-s liikmeks läksin, siis ma panin nagu pildi kokku, et aga ma olen juba mitu aastat kasutanud seda sama raamistikku. Ja see on tõesti selles suhtes hea, et kui jookseb korraks aju lukku või ei tule üldse nagu midagi head pähe, mida inimese käest küsida, et siis ikka ju kellele ei meeldiks rääkida sellest, mis nende hobid on või milles nad väga osavad on. Või siis näiteks, et mis erinevatesse mingitesse kogukondadesse nad kuuluvad. Nii et loodetavasti sellest oli abi, kasuta seda gainsi järgmine kord, kui on vaja kellegi käest rohkem tema kohta teada saada. Jagan täna jälle ühte päris hirmu, mis ma olen saanud enda vormivastustest ja see sõnastus oli selline, et kas olen piisav, ikka soovitakse ju ideaalset isikut. Ma ei tea, kas see on nüüd hea või halb uudis, aga ideaalsed ei ole vist mitte keegi, mida see üldse tähendab, eks ju. Aga palju kurvem on mõelda selle peale, et kui su elu suurimad võimalused või kõige ägedamad tutvused või projektid jäävad lihtsalt sellepärast saamata ja tegemata, et sa ise nagu juba ütlesid teise inimese eest ei, enne kui sa isegi midagi talle välja pakkusid, eks ju. Ma tean, mul endal oli ka üsna pikalt see mure, et ma justkui nagu eeldasin, et mida keegi võiks tahta, mida keegi võiks oodata ja kui mulle endale tundus, et ma ei ole päris see, siis ma isegi ei pakkunud enda lahendust välja, sest et ma põhimõtteliselt siis enda peas juba ütlesin selle teise inimese eest endale ei ära, kuigi tegelikult ega ma ei teadnud ju, mida ta oleks vastanud. Et selles suhtes minu soovitus oleks alati ikkagi anda endale see võimalus ja anda teisele inimesele see võimalus ja pidada meeles, et mitte keegi ei saa otsida või eeldada või tahta ideaalset inimest, sest et sellist asja lihtsalt ei ole olemas. Et pigem mõtle hoolikalt läbi, mis on sinu tugevused, mis on sinu nõrkused ja mängi maksimaalselt nendele tugevustele ja arenda tasapisi neid nõrkusi. Ja tegelikult on see, et igalühel meist on täiesti ainulaadne kombinatsioon nendest erinevatest omadustest ja seeläbi ka täiesti ainulaadne lähenemine asjadele ja ainulaadne viis, kuidas me inimesi saame aidata.
nii et võib-olla on kuskil keegi, kes vajab täpselt seda sinu unikaalset kokteili ja ära ütle teise inimese eest iseendale ei ära, sest et sa tegelikult mitte kunagi ei tea, kust võib tulla see järgmine äge koostöö. Ma jagan täna teiega ühte päris hirmu, mis päris inimestel on. Ma küsisin natuke aega tagasi, mis on takistuseks olnud siiani enda äriga nähtavale tulemisel või network imisel. Ja üks vastustest, mis mulle jäeti, on see, et ma ei tea, mida teised arvavad, kui ma nüüd järsku hakkan mingist teemast rääkima või kui ma järsku hakkan rohkem postitama või nähtavale tulema. Ja täiesti arusaadav hirm, aga samas, miks vahet seal on, mida nad arvavad? Selles suhtes, et ütleme nii, et iga vähegi edukas inimene, kes kunagi midagi head on korda saatnud, tal on olnud neid nii-öelda heitereid, kes viskavad talle kaikaid kodaratasse, vähemalt anonüümselt internetis, kui muidu ei julge. Ja tegelikult iga inimene, kes vähegi millegagi silma paistab, see on lihtsalt paratamatus, et neid nii-öelda internetitrolle on alati. Ja nendest ei ole üle ega ümber pääsu, nii et miks üldse muretseda nende pärast. Ja teine asi, üks video, mis ma hiljuti nägin, mis on päris huvitav, mõtteviisi selline muudatus. Et kui sina oma peas mõtled, et oi, see inimene kindlasti arvab mu kohta pahasti, siis mis sa tegelikult teed, on see, et sina arvad tema kohta pahasti, sest et sina enda peas kujutad ette, et tema mõtleb sinu kohta negatiivseid asju, kuigi selleks ei ole võib-olla mingit faktilist alust. Ja tihtipeale kipub olema nii, et inimesed on hoopiski palju toetavamad ja palju ägedamalt võtavad seda ja elavad sulle hoopiski kaasa, aga kui sa ei anna endale üldse isegi seda võimalust seda teada saada, siis ongi see, et meie aju lihtsalt kipub töötama niimoodi, et ta mõtleb asju hullemaks, kui nad tegelikult on. Nii et tegelikult, mis sul on kaotada, kui sa lihtsalt proovid. Isegi kui keegi sinu, ma ei tea, vana kolleeg või vana klassi, ta vaatab, et oi, nii imelik, mis ta siin nüüd umbes postitab või kus ta nüüd sükse asja otsa sattus või mis iganes. Mis vahet seal on? Ta niikuinii unustab selle 10 sekundi pärast ära, scrollib edasi ja oledki meelest läinud. Ja samas, kui sinu sisu või see, mida sa jagad, kui sa päriselt kedagi kõnetab, siis sellest võib ju sündida midagi imelist. Nii et miks mitte proovida. Tahan täna jagada teiega ühte huvitavat harjutust. See võib tunduda natuke naljakas, aga mind see aitas. Ühesõnaga paar aastat tagasi mul oli võimalus esineda umbes 100 naisele buduaari suvelõpu üritusel ja rääkida neile sellest, mida teha, kui nad ei ole rahul oma töökohaga. Ehk siis jagasin seal mingeid praktilisi samme, et mida teha, kuidas asju enda jaoks läbi mõelda ja nii edasi. Aga see oli väga suur asi minu jaoks, sest et esiteks oli see kirjus minu bucket listis ja teiseks ma ei olnud kunagi nii suure rahva ees esinenud. Nii et enne seda ma olin kõik valmis sätitud ja valmis liikuma hakkama ja muidugi närvid olid üsna pingul. Ja mis ma tegin, ma leidsin Calm äpist ühe sükse huvitava harjutuse ja ma räägin selle lihtsalt oma mälu põhjal, ma ei ole seda üle tšekkinud, et milline see päriselt välja nägi, aga ühesõnaga harjutus ise on selline, et sa võid seda teha vaikuses või siis panna mingi mõnusa lõõgastava muusika enda jaoks. Ja siis kõigepealt sa lihtsalt niimoodi õõtsud natukene, lihtsalt, et keha liigub, siis närvid rahunevad ja siis teed sügavat hingamist, eks ju, läbi kõhu, nagu ikka, selline meditatiivne hingamine ja siis visualiseerid, see on see naljakas koht, visualiseerid, et sinu näpud on justkui nagu laserid, et su näpu otstest kiirgab välja valgus või vikerkaar või sädemed või mida iganes sellist toredat, ja siis sa lihtsalt liigutad oma käsi igal poole ringi, mitte mingi loogika alusel, lihtsalt kujutad ette, et sul sealt näpu otstest tuleb välja seda vikerkaart või valgust või sädemeid või mida iganes. Ja siis lihtsalt niimoodi õõtsud ja tantsid ja liigutad ja keerutad või hüppad või mida iganes sa teed, ja kujutad ette seda valgust siis enda kätest välja tulemas. Ja see on nii totter, see kõlab nii veidralt, aga see tõsiselt ka aitas, sest et sa viid enda mõtted hoopis mujale sellest üritusest või mis iganes asi see on, mille pärast sa närveerid. Ja samas see tekitab sulle nii hea tuju. Kindlasti on seal mingisugune sügavam teaduslik seos ka selle vahel, et kuidas see keha liigutamine ja asjade visualiseerimine aitab neid närve maandada.
aga mina räägin lihtsalt oma kogemusest, et see päriselt töötas. Nii et kui sul on tulemas mingisugune suur esinemine või lihtsalt mingi kohtumine, mille pärast sa oled natukene liiga elavel, et siis proovi seda harjutust, see võtab ainult paar minutit aega, mind see tõsiselt aitas ja see on lihtsalt väga lõbus asi, mida teha. Vahet pole, kas keegi sind kuskilt toanurgast jälgib või mitte, vahet pole, kas sa oled, ma ei tea, tunned ennast kohmetult või mitte. Ühesõnaga, proovi seda harjutust, kas või lihtsalt niisama, et oma päeva niimoodi lõbusalt ja toredasti alustada. Ma lihtsalt tuletaks meelde ja jagaks veel omast kogemusest seda, et miks tasub üldse hakata panustama enda ärivõrgustiku loomisesse. Ja mitte ma ei mõtle seda, et nii äge on saada uusi tutvusi ja nii lahe on saada soovituste kaudu igasuguseid kasulikke kontakte, teenusepakkujaid, endale kliente, uusi sõpru, mida kõike veel. Jah, need on ka selles suhtes päris kasvufaktorid, eks ju. Aga minu jaoks hästi oluline on ka näiteks isiklik areng. Küll on olemas selle jaoks loendamatult raamatuid ja kursusi ja väljakutseid ja igasugu, ma ei tea, harjutusi, eks ju, ja muid toredaid tööriistu ja professionaale, kes sellega tegelevad ja nii edasi. Aga ütleme nii, et networking lihtsalt tegevusena on väga hea tööriist samuti, mida on väga kerge oma igapäeva ellu tegelikult sisse pikkida, mis aitab kasvada ja saada mugavustsoonist välja. Ja see, ma ütleks enda pealt, et on aidanud väga palju paremini hakata toime tulema erinevates olukordades. Et kas või näiteks me oleme siin rääkinud ka erinevatest keeltest ja kultuuridest, eks ju. Või siis näiteks see, et kuidas me ennast üldse väljendame, kui ausalt me julgeme seda teha, kui hedalt me julgeme seda teha. Et see, et lihtsalt minna näiteks võõraste juurde, rääkida enda tegemistest, küsida nende kohta, kuulata neid, viia inimesi omavahel kokku. See kahtlemata alguses on ebamugav, eriti kui sa ei ole harjunud seda tegema, aga kõik asjad, mis alguses on ebamugavad, kui neid piisavalt palju teha ja selle mõttega harjuda ja seda korrata, eks ju, siis see muutub mugavaks ja tegelikult see ongi ju enesearengu üks põhilisi asju, et me teeme neid asju, mis tunduvad ebamugavad, aga me teame, et need on vajalikud ja kasulikud ja lõpuks see saabki osaks meist. Ja üks selline äge oskus, mida mina olen saanud lihvida kõvasti, on esinemisoskus. Kindlasti on mul veel pikk tee minna, seda ma üldse ei välista, aga mul on avanud väga palju lahedaid võimalusi. Ma tean, et mul on neid näiteid väga palju, aga miskipärast nüüd just enne, kui ma selle laiviga alustasin, siis mul tuli pähe eelmise aasta sisustusmess, mis oli esimene selline suurem üritus, kus ma võtsingi konkreetselt eesmärgiks, et okei, ma nüüd lähen, käin kogu selle messi või vähemalt nii palju, kui ma vähegi jaksan läbi ja üritan iga inimesega, kes seal kaupleb, luua mingisuguse suhte. Ehk siis ma käisingi, küsisin, et kuidas neil messipäev läinud on, mis nad siin teevad, mis nende eesmärk on, kas nad tahavad müüa midagi või nad tahavad leida mingit, ma ei tea, partnereid või et mis see nende põhitoode on, millele nad fokusseerivad ja nii edasi. Kuna ma olin toona ka veel BNI-s, siis ma muidugi kutsusin kõik asjast huvitatud BNI-sse ja üks müüjatest, kes mulle kõige rohkem meelde jäi, oli Andra. Ma tagin ta siia alla ära ka, sest et tal oli lihtsalt nii äge toode, sellised hästi värvilised, nunnud, öko, mesilasvahaga lapikesed, mis on põhimõtteliselt nagu toidukile asendaja, et kui sul jääb näiteks mingi poolik õun, poolik sibul või mis iganes, mingi toidukauss, et siis sa paned selle lapikese sinna peale ja neid saab korduv kasutada ja nad näevad hästi nunnud välja ja nad lõhnavad hästi. Ühesõnaga, see laud iseenesest oli juba nagu selline suvine pidulik, ligikutsuv ja ta ise ka samamoodi süge hästi särtsakas, särav, võttis kohe sõnasabast kinni, tuli, käis BNI-s, tegi seal mingit müüke veel mitu korda, eks ju. Ja kuna mul on ka üks klient, kes tegelikult toodab ise mett, et siis ka nendel võiks olla üsna hea koostöö. Ma küll ei tea praegu täpselt, et kas sealt läks mingi projekt käima või mitte, aga ma sain nemad omavahel kokku viia. Ja kuigi see mess oli juba nii ammu, siis ta mul pidevalt meeles ja me käime nagu kuidagi üksteise voogudest läbi.
ja selles suhtes ma ei oleks jõudnud mitte kunagi selle kontaktini, kui ma ei oleks võtnud seda eesmärki, et ma nüüd käin kõik need inimesed sealt messilt läbi ja loon nendega mingisuguse vestluse. Ja seal oli muidugi veel inimesi, aga selles suhtes paljud neist kuidagi ajapikku kas vajusid ära või ei õnnestunud nendega pärast enam kontakti saada. Et võib-olla siit ka üks vihje sulle, et kui sa kuskil messidel või sellistel üritustel käid oma teenuse või tootega, et siis kindlasti näiteks need visiitkaardid või mingid tootenäidised või kingitused, mida iganes sa inimestele kaasa annad, et nad peaks kindlasti olema ikkagi sinu isikliku nime, telefoninumbri, meiliaadressiga ja mida rohkem seal mingid sotsiaalmeediaplatvorme on, seda parem, sest et hästi paljud seal messil on sellised, kes lood mingisuguse suhte selle konkreetse inimesega, kes seal on, see töötaja või ettevõtja vahet pole, aga näiteks visiitkaardid või need mingid infolipikud, mis nad kaasa saavad sulle anda, on näiteks ilma nimedeta või siis on seal mingi ettevõtte üldnumber, kus sa ei saa üldse seda sama inimest kätte. Et see kohe nagu blokeerib selle nii-öelda tärkava kontakti edasi harimise ära, et sa lihtsalt ei saa nagu selle sama inimesega enam lihtsasti ühendust. Olen natukene küll puhkuselainel, aga selleks, et mitte liiga hilja peale jääda, siis täna tahan jagada seda, et networkimisel on alati kasulik teha märkmeid. Miks? Sest et kui sa lähed kuhugi, kus on palju inimesi ja palju uusi inimesi, palju tutvusi, palju uut infot, siis see on täiesti loomulik, et see kõik ei jää sulle nii meelde. Ja selleks, et esiteks sa näid ka oma vestluspartneritele professionaalsem ja teiseks sul on endal hea pärast seda infot uuesti seedida ja läbi töötada, siis kindlasti ma soovitan teha märkmeid. Isegi parem oleks see, kui sul on võimalik kirjutada päriselt pliiatsiga paberi peale. Näiteks kui inimene annab sulle oma visiitkaardi, siis küsite käest, et kas ma võin selle teisele poole teha märkmeid ja siis lihtsalt vastakaga paned mõned märksõnad sinna juurde. Või siis teine variant on see, et kui sul on telefonis mingisugune noteside äpp või mis iganes, et siis sinna lihtsalt mõned märksõnad juurde panna ja võimalusel siis ka näiteks inimese nimi ja kui te leppisite midagi kokku, et sa näiteks saadad talle mingisuguse lingi või tema saadab sulle mingisuguse info, et siis ka see kirja panna, et pärast kui sa teed follow-up'i, siis oleks sul võimalik neid asju meelde tuletada, et hei, näed, ma lubasin sulle saata näiteks, ma ei tea, mingi artikli, millest me rääkisime, et siin see on. Ühesõnaga, ma olen ise sellega läbi teinud, et kui märkmeid ei tee, siis see info läheb väga kiiresti meelest ära ja pärast on täielik segadus, et kellele ma mida pidin kirjutama või saatma või kuhu ma pidin vaatama. Nii et igal juhul soovitan võtta kas või kaasa enda pastakas mingisugune märkmepaber või siis vähemalt tee neid märkmeid telefoni ja usu mind, see networkingu tulemus lõppude lõpuks tuleb parem, sest et sa saad teha paremat follow-up'i. Mul on sulle üks küsimus. Kui sa tutvud kellegagi, sa ei tea teda eriti hästi ja sa näed, et tal on näiteks kas pinat hamba vahel, võib-olla püksilukk lahti, mingisugune väga silmatorkav plekk kuskil, mida ta ise ei ole märganud või ma ei tea, tallal mingisugune kleeps või vetsupaber, mis iganes, mingi selline piinlik väikene apsakas, millest ta ise midagi ei tea ja on siis selles õndsas teadmatuses, kas sa ütled talle ja kuidas sa ütled talle. See tegelikult ei olnud otseselt üldsegi minu networkimise teemades sees, aga mul lihtsalt turgatas see mõte pähe, sest et ma olen mõlemad pidi ise seda kogenud nii-öelda selle info saajana või siis mittesaajana ja igal juhul see tõde 99,9% on parem. Aga küsimus on ka selles, et kuidas seda öelda. Et kuidagi delikaatselt, võimalusel privaatselt ja tegelikult miks see on oluline? Sest et see loob tugeva usalduse baasi. Ja see näitab, et sa oled lihtsalt hea inimene, et sa ei lase kellelgi teisel ennast ilma asjata nariks teha, vaid sa hoolid sellest, et ta tunneks iseennast hästi ja et ta jätaks endast ka võimalikult hea mulje, sest et selliseid apsakaid meil kõigil võib juhtuda, eks ju, aga alati on hea, kui keegi valvab meie seljatagust ja ütleb meile need asjad kuskil nurga taga välja. Täna tahan rääkida uuesti follow-up'ist ehk siis sellest nii-öelda järelkontaktist. Miks see on nii oluline? Ja üks ämber, millesse ma olen ise astunud, on see, et ma ei jäta selleks piisavalt aega. Et näiteks kujuta ette, et sa oled kuskil terve päeva pikkusel seminaril või koolitusel või üritusel, vahet pole, ütleme 8 tundi. Sa saad seal väga palju uusi tutvusi,
väga palju uusi teadmisi, aga sul läheb ju tahes-tahtmata aega selleks, et need teadmised nii-öelda läbi seedida ja oma märkmed üle vaadata ja just nende tutvuste koha pealt vahet pole, kas sa oled korjanud visiitkaarte või lisanud inimesi kuhugi LinkedIni listi. Tõenäoliselt on vaja korraks meenutada, et millest te rääkisite, millest te kokku leppisite, vaadata korra üle, et äkki teil on mingeid ühiseid pidepunkte, millest võiks juttu siis jätkata. Võib-olla on sul mingi hea soovitus näiteks kellelegi teha või kellegi käest ise küsida abi või nõu. Ja seetõttu mina soovitaks võtta, kui näiteks 8 tundi kestab mingi networking üritus, pool sellest järgmiseks päevaks arvestada endale aega, ehk siis näiteks 4 tundi, selleks, et teha seda follow-up'i, et käia läbi kõik oma märkmed, et võtta inimestega ühendust, näiteks tänada neid, et oli tore tutvuda, tuletada ennast uuesti korraks meelde, sest et muidu mööda minnes, selles suhtes inimestel on sellistel üritustel väga palju infot, väga palju uut ja tahes-tahtmata sa ei jää neile selles virvarris nii hästi meelde, aga kohe, kui sa võtad uuesti korraks ühendust, võib-olla saadad neile mingi huvitav artikli, saadad neile näiteks enda kodulehe lingi, et nad saaksid tutvuda või lihtsalt tänad neid, siis see automaatselt juba kinnistab seda nii-öelda tärkavat väikest suhteseemnekest, mis sa oled mulda pannud. Nii et igal juhul follow-up on ülimalt oluline. Et tõesti, ma ise olen vahel jooksnud ajaga nii umbe, et teinud kalendris ruumi mingi suure ürituse jaoks ja siis broneerinud oma ajad nii täis kõige muuga, et ma ei jõua seda follow-up'i teha. Ja siis, kui ma näiteks jõuan selleni mingi nädal aega hiljem, 2 nädalat hiljem, siis on juba endal ka võib-olla imelik, et ma ei tea, tšau, me siin tutvusime põgusalt 2 nädalat tagasi. Et igal juhul palju parem on teha seda kohe järgmisel päeval, siis kui on veel mälu värskem ja ka teistel inimestel on see nii-öelda mälestus sinust värskem. Mul oli nende laivide jaoks tegelikult plaanis täpselt 30 teemat 30 päeva jaoks, aga kuidagi tuleb neid teemasid kogu aeg jooksvalt juurde, nii et ilmselt tuleb neid laive ka rohkem. Ja seoses selle tänase teemaga üks mu hea tuttav kirjutas mulle täna hommikul tänast nende laivide eest ja küsis, et mulle meeldib ka jagada, aga mul on selline tunne vahel, et äkki ma nagu tüütan inimesed ära või et kuidas ma saan aru, et millal on nagu liiga palju. Ja see oli siuke lahe küsimus, sest et ma tean, et ma ise ka kindlasti mõne inimese jaoks olengi liiga palju, aga see on üks kõige tobedamaid asju, millest lasta ennast tagasi hoida, sest et jällegi me kõik oleme kellegi jaoks täpselt see õige inimene ja kellegi jaoks nagu täiesti vastu karve. Ja see on täiesti okei. Sest et samamoodi kõik inimesed kõigile ei sobigi ja see on lihtsalt nii ongi. Kui sa näiteks valid ka mingit teenusepakkujat enda jaoks, siis võib-olla keegi näiteks soovitab sulle kedagi, et ta on nii hea, ma ei tea, coach või ehitaja või kes iganes. Ja sul nagu tekib selline täitsa vastupidine sisetunne. Või siis jälle keegi ütleb, et ma ei tea, mulle ta üldse ikka ei meeldi, tema stiil on nii imelik või mis iganes. Ja sina jälle mõtled, et mismoodi, et ta on mul kõige lemmikum üldse. Ehk siis, kui sa kardad, et sa oled kellegi jaoks liiga palju, siis tõenäoliselt oledki. Aga mis siis? Tänapäeval, eriti kui me räägime digitaalsest meediast, siis inimestel on võimalik lihtsalt sinu sisust edasi scrollida, nad unustavad su murdose sekundi jooksul ära ja sa ei ole neile kuidagi moodi liiga teinud, eks ju. Küll aga, kui sa jätad selle hirmu pärast jagamata midagi, mis võiks kedagi teist aidata või inspireerida või nügida tegutsema, siis see kaotus võib olla palju suurem. Näiteks see sama konkreetne inimene, ma tean, et ta on inspireerinud nagu meeletult palju inimesi, sest et ta on ka jaganud oma lugu ja oma kogemusi näiteks erinevates meediumites, ütleme nii, ja jõudnud tegelikult sadade, kui mitte tuhandete inimesteni ja ma tean, et nagu konkreetselt vähemalt, ma ei tea, 10 inimest nendest on võtnud enda elus käsile väga tõsiseid muudatusi positiivses suunas, just nimelt tänu sellele jagamisele. Ehk siis nad said sealt inspiratsiooni, nad said sealt mingi tõuke, nad tundsid ennast ära selles loos, mida see mu tuttav jagas. Ja ma mõtlen, milline suur positiivne mõju see on. Ma ei taha liiga detaili minna, lihtsalt igaks juhuks, et mitte nagu kellegi
identiteeti paljastada, aga see on täiesti tavaline inimene, kes on teinud natukene võib-olla ebatavalisi asju ja nüginud siis tänu sellele jagamisele ka teisi tavalisi inimesi võtma enda eludes ette natukene ebatavalisi samme, lükkeid, muudatusi. Ja ma tean, et tõenäoliselt olen ma ise samamoodi kedagi nüginud natukene positiivsemas suunas, võib-olla natukene väljapoole mugavustsooni. Ja samas on ka inimesi, kes on mulle konkreetselt öelnud näiteks, et oi, ma ei tea, terve Facebook on sind täis, mul on juba kopp ees, ma panin mute'i peale. Jumala okei. See on täiesti fine. Selles ei ole mitte midagi halba. Et me kõik ju valime ise seda, et millist infot, millist sisu me tahame kuskil kanalites tarbida. Ja see valik on lihtsalt nii meeletult lai, et ära palun sellepärast mitte kunagi muretse, et sind on kellegi jaoks liiga palju. Järelikult see inimene lihtsalt ei olegi sinu inimene, tema jaoks on keegi teine ja sina saad kõnetada täpselt neid, keda sina saad aidata ja kes sind hea meelega kuulavad. Ja selle juures üks asi veel on see, et tihtipeale need inimesed, kes päriselt sulle kaasa elavad, kes päriselt sind kuulavad, kes päriselt igat su postitust loevad, nad ei ole need kõige valjuhäälsemad tõenäoliselt. Et sellepärast ongi näiteks see, et ma ei tea, paned mingi postitus üles ja vaatad, et oi, üldse ei tule palju, ma ei tea, like või kommentaare või mis iganes, aga sa tegelikult ei tea mitte kunagi, kes on see nii-öelda passiivne lugeja või vaataja, kes sai sinu sisust midagi väga-väga kasulikku. Võib-olla ta ei taha, ta ei julge, ta ei oska, ta ei viitsi, mis iganes. Ta ei peagi midagi avalikult sulle ütlema, ta ei pea sulle isegi isiklikult midagi kirjutama, aga tea lihtsalt, et kuskil on need inimesed olemas, kes päriselt nagu vaatavad, näevad, võtavad sinu sõnast kinni ja võib-olla isegi päriselt teevad oma elus mingeid muudatusi. Ja see on nii suur asi. Täna tahan rääkida sellest, et mis asi on liftikõne ja kuidas seda välja mõelda. Mis asi ta on põhimõtteliselt hästi lühike enese tutvustus, mida sa saad kasutada näiteks kuskil networking üritusel või kui keegi kuskil suvalises kohas küsib, et millega sa tegeled või kes sa oled. Et näiteks olenevalt seltskonnast või olenevalt sellest, kellega sa räägid, see võib olla ka erinev. Et näiteks mina võiksin öelda, et ma olen võrgustiku leidja, ehk siis aitan inimestel õppida networkimiseks vajalikke oskusi või siis ma võin öelda, et ma olen Laura, personalileidja, aitan sul leida õiged inimesed enda tiimi või siis mingite hobitegevustega seoses ma võiksin üldse öelda, et mina olen Laura ja ma tegin rohkem kui 10 aastat käsitööehteid. Nii et selles suhtes seal ei ole ühte sellist ainuõiget formaati. Küll aga fakt on see, et ta peab olema lühike. Et kust see nimetus tuleb, ongi see, et ta peab olema nii lühike, et sa jõuad ühe liftisõidu ajal inimesele väga selgelt ja konkreetselt ja napisõnaliselt selgeks teha, et millega sa tegeled. Aga tegelikult, kuidas seda kokku panna või kuidas seda välja mõelda, et neid samu nippe ma jagan oma maililistis ka kohe tasuta. Ja kui sa sinna ennast kirja paned, siis esimene kiri, mis sa saad, jagab 3 sammu selle kohta, kuidas oma liftikõnet koostada. Nii et selle lingi sa leiad siit samast laivi juurest. Aga hea viis, kuidas liftikõnet testida, on see, et kui sa ütled mõnele inimesele, näiteks 3-5 inimest korraga, see oleks väga hea pundikene, või siis kas ühe kaupa vahet ei ole. Et kui sa ütled selle liftikõne, et siis palud inimesel panna kirja 1-2 sõnaga, et mis tema jaoks sealt nagu kõlama jäi. Ja kindlasti erinevad inimesed annavad selle ühe sama liftikõne kohta väga erinevaid sõnu ja kokkuvõtteid, ehk siis sa saad testida, et kas neile päriselt jõudis kohale see, mida sa tahtsid, et nad kuulaksid või mis neile meelde jääks. Ja selle harjutuse eest ma tänan Mari-Liisi Powerful Marketersist, kes seda harjutust minuga hiljuti tegi ja see oli tõesti väga silmi avav ja väga huvitav. Ilmselt see küsimus on oluline selle koha pealt, et miks üldse tasub panustada enda ärivõrgustikku või tööalasesse võrgustikku. Kahtlemata sa oled kuskil millalgi kunagi kuulnud mingit varianti sellest lausest, et 5 inimest, kellega sa kõige rohkem aega koos veedad, et sina oled justkui nagu sulam nendest inimestest. Mis iganes moodi seda siis võtta, kindlasti on seal mingisugune tõetera sees. Ja ma olen ise omal nahal seda 100% kogenud, et kui muutusid need inimesed, kellega ma rohkem aega veetsin ja suhtlesin, siis ma ise ka muutusin
ja noh, pigem ikkagi nagu positiivses suunas õnneks. Aga on juhtunud seda ka vastupidiselt, on ju. Et miks see nii on, sest et see, kellega sa suhtled, see mõjutab ju seda, kuidas te aega vedate, kus ja mille peale te raha kulutate, millest te räägite, millest te unistate, mis infoväljas sa oled, millise emotsiooniga te asjadest räägite. Kõik need väikesed asjad ju tegelikult mõjutavad ka seda, kuidas sa ise hakkad mõtlema ja kuidas sa hakkad ka tegutsema ja käituma. Nii et kui sul on mingid suured unistused või eesmärgid ja miskipärast ja sa ei suuda ise ka aru saada, miks sa kuidagi ei liigu väga jõudsalt nende poole, siis vaata korraks väga karmi ja selge pilguga otsa oma tutvusringkonnale. Et see ei tähenda seda, et kui need inimesed näiteks tulebki välja, et nad tõesti tahavad hoopis teisi asju oma elult ja sa ei näe, et nemad näiteks saaksid aidata sul liikuda oma eesmärkide poole, see ei tähenda seda, et nad on halvad inimesed mitte kuskilt otsast. Aga lihtsalt inimesed tahes-tahtmata ka muutuvad ja inimeste soovid ja eesmärgid ja suunad muutuvad. Nii et vahel on see paratamatus ja vahel lihtsalt on see juba ammu teada, aga ütleme nii, et alati ei ole neid otsuseid kerge endale nagu teadvustada või neid vastu võtta. Et igal juhul tasub aeg-ajalt sellist nii-öelda mõttelist inventuuri pidada, et kes on need inimesed, kellega sa kõige rohkem aega koos veedad ja kas need on need inimesed, kellega sina oma ideaalses maailmas, kus sa oled kõik oma eesmärgid saavutanud, et kas needsamad inimesed seal ka oleksid need, kes on sinu kõige lähedasemad selles ajalises mõttes, sest et aeg on ju energia ja vahet pole isegi, kui need inimesed on näiteks kõik sinu kolleegid, mitte ühtegi lähedast või pereliiget seal ei olegi, et sellegipoolest sa ju jagad nendega enda energiat, enda ressurssi, nii et teatud mõttes on nad väga lähedased sinuga. Nii et selline mõtteharjutus ja kui on mingeid küsimusi või saad mõne huvitava taipamised, siis julgelt kas kommenteeri siia alla või siis kirjuta mulle otse või siis jagan ikka aeg-ajalt ka seda vormi, kuhu sa saad kirjutada anonüümselt oma erinevate hirmude asjade kohta. Nii et igal juhul, kui tunned, et soovid, siis võta ühendust.